Tere, mina olen Janno ja teen täna teiega siis lambahautise. Et selleks, et lambahautist teha, on meil vaja erinevaid lambalihatükke. Mina kasutan täna lambakaela ja lambaribi ja erinevad aedviljad. Aedviljadest olen ma valinud porgandi, juur, selleri, sibula, küüslaugu, porru. Alustan porgandist. Kuna porgand on mul eelpestud, on lihtsalt jäänud koorida. Tükelduskuju on nüüd vastavalt enda fantaasiale, et mina jätan ta suurema. Kuna hautis haudub ikkagi potis circa 1,5–2 tundi, et oleks mingit, et ühesõnaga, et kõik üks suur pudru ja kapsad ei oleks, siis on hea, kui on suuremad tükid. Vastased, nii, sibul, kasutan valget sibulat või kodus võib kasutada šalottsibulat, punassibulat, küüslauk. Küüslaug on ka jälle, kellel meeldib küüslaugus, on päev rohkem küüslauku, kellel vähem küüslaugu, on päev vähem küüslauku. Kaunis lihtne. Tükeldan siis jah, nagu ennist mainisin, suuremad tükid, et jääks midagi ka hamba alla pärast, et ta pudruks ei küpseks. Porgand, sibula lõikan sektoriteks ja küüslaugu teeme lihtsalt pooleks. Porruga on nüüd see asi, et porru kasutades peab hästi ette vaatama. Hästi hoolikalt tuleb porru puhtaks pesta, kuna porrul on kommed enda sisse koguda mulda ja liiv on kaunis ebameeldiv hamba all. Et porru tuleb pikku pooleks lõigata, siis me näeme siia kihtide vahele ja on lihtne pesta teda. Porrus samamoodi suuremad tükid, et peale 2 tundi haudumist oleks ikkagi ka teda näha veel potis. Ja juurseller on mul juba eelnevalt kooritud ja tükeldatud, et aedviljad on nüüd valmis. Järgmiseks valmistan ette liha. Kasutan hautises lambakaela ja lambaribi. Kaelast lõikan portsjon tükid. Ma arvan, et circa mingi 120 grammi ühel inimesel oleks päris paras. Ribid lõikan lihtsalt väiksemateks, kuskil 2 kondi jagu. Maitsestamiseks kasutan soola. Lasen tal natuke tõmmata siin musta pipart. Ja erinevaid värskeid ürte, panen natuke roosmariini ja tüümianit. Kui aedviljad on tükeldatud, liha on tükeldatud, siis tuleb aedviljad pruunistada. Pruunistamine annab hea lisamekki juurde, selline karamelline ja röstmeki. Panen natuke soola pipart jälle. Ma ise väga keerulisi maitsekombinatsioone ei poolda, enamus asju on sool, pipar ja või nüüd veel kord, et lihtsusest peitub võlu. Pann on kaunis kuuma. Võtame selle kerge rösti peale ja siis läheb potti. Järgmiseks teeme liha, pruunistame liha ära. Kui saaks kuidagi lõhna edasi anda, siis kaunis hea lõhn on. Roosmariin, tüümian, küüslauk, kõik töötab. Vedelikuks ma kasutan veiseliha puljongit, redutseeritud veiseliha puljongit, kokkadekeeli on ta Demiclaze. Kodus on teda võib-olla kaunis keeruline teha, mitte võimatu teha, aga keeruline, et see on kaunis pikk protsess, 24 tundi miinimum. Et on kaubanduskette, kus on ka Demiclaze'i müüa. Aga kodune variant ja kõige lihtsam variant on enne, kui panna liha pruunistuma, tuleks ta jahu seest läbi veeretada või paneerida. Nii, nüüd valame peale veisepuljongi. Lihapraadidest saab alati kõik kaunis rasvaseks. Ja siis õlut panen ka.
natuke veel pipart. Ja mõni rosmariini jooks ja tüümine jooks. Nii, kaan peale. Panen 160 kraadi juurde 1,5 kuni 2 tundi. Paistab, et 2 tundi on paras aeg olnud selle ahutise jaoks. Aedviljad on pisut pehmed, liha tundub pehme olevat. Head isu!